et äkki räägid paar sõna, mis aparaadiga tegu ja miks ta nii eriline on? Nii, tere jälle siis minu poolt. Et mis poolest see aparaat eriline on siis? Tegemist on kõige tavalisema kassettmakiga. Ainuke häda on see, et temale on peale kirjutatud Nakamitsi Dragon. Oi. Ja mida see tähendab? Lihtsalt on nimi. Aga selle nime taga peitub maailma vist kõige kallim kassettmakk, mis üleüldse on toodetud. Toho. Et miks ta kallis on? Et ta on igatepidi üle disainitud. Et kui sa saad näidata neid nuppusid ja mis siin kees on. Et siin on iga režiimi jaoks on mitu nuppu ja nii edasi. Nii. Et siin linditüübid, esimene, teine ja neljas, isegi Nakamitsil on oma tähistused EX, SX ja ZX, et muidu see peaks raud olema, see kroom ja see metal. Siis mida kõike siin muuta ei saa, saab filtreid ja automaatseid pausi panemisi ja ja et kui sa saad näidata nüüd siia sisse, see makk on 3 peaga. Ehk tal on eraldi kustutuspea, salvestuspea ja taasesituspea. 3 peaga makke on tegelikult jalaga segada kassettmakke. Aga sel makil on üks eriline omadus. Ta mängimisel üritab ise peaasendit paigal hoida. Ehk kui need kassetid salvestatakse, siis võib olla see magnetvoog see lindi peal viltu, et kas see pea, mis salvestas, oli täpselt lindiga risti või ei ole. Et siis see makk üritab peaasendit mängimise ajal aga see on hoida suhteliselt väike nurk, mis ta siis keerab ennast. Jaa, et siin on päris korralik mehaanika sees. Et näe, paneme ta käima nüüd. Mis aasta aparaadiga see tegu on? Vaatame pääst ütlen, näed vaata. Panime käima, siis tuli vilgub, et ta praegu reguleerib. Ja mingil hetkel jääb ta seisma. See tähendab, see vilkum. Nüüd on paigas. Okei. Nii, aga ta on aastast 81 vist või 82. Kui selle aja kohta ta näeb ikka väga tänapäevane välja, ütleks. Et see on see aeg, kus tehti oli mingi suur hullustus igasugustes disainides, pandi igasuguseid nuppusid ja kõik igasugused tarbetuid asju. Nüüd, mis sel makil siis veel huvitavat on? Tal on otseveomootor, ta on 3 mootoriga minu teada. Ta on otseveomootor, et mootor on otse toonvõlli küljes. Üks mootor veab vist minu arust ühte toonvõlli, teine teist. Ta on suletud süsteemiga, et 2 surverulli on, tõmmatakse limp nende vahele pingule, et limp mitte mingil kortsu ega midagi läheks. Ja nii edasi. Ja kvaliteedilt lubatakse talle ulmelisi parameetreid. Et spetsifikatsioonis oli vist 2000, ei ole 24 000 kilohertsi kroomlindilt. Ja ma mõõtsin. See tuli läbi ka. Ta praegu on ka osiloskoobi ekraani, kus lihtsalt see muusika vist tilgub, jah? Ma panin nüüd juhtmed tahagi. Ega see makk toodigi mulle lihtsalt selleks, et ma mõõdaks üle ja veenduks, et see on tõesti hea. Jah, see makk on hea. Ta võib olla isegi nagu üle makstud. Aga see on maki maailmast on rariteet. No mis sa hindad, kui kalliks sükka makk umbes võib maksta? E-pais lähevad nad 2000 euroga nagu soojad saiad. Oi. Uuest peast see makk olevat makstud 4500 saksa marka. Lääne-saksa marka. Et see vist oli mingi 2-3 sakslase kuu palka. See oli siis 80-tel millalgi? 80-tel, jah. Oi jumal, tol ajal oli see veel siis eriti kallis. Et seda iga üks oma lubada ei saanud. Keeras osiloskoobi amplituud ka suuremaks, jah? Oss ka ilusaks. Nii, see on kilohertz. Nii, nüüd hakkab huvitavaks minema. See on 10 kilohertsi. See on 10 kilohertsi. Nii. Aga minul on need sellised suuremad moonutused tulevad mingi 20 kilohertsi peal juba. Jaa, see on 10. Ta tuleb läbi. Ta tuleb tasemel -3 detsibelli. Äkki natukene saab siit. Eelmagnetimisvoolu ei olnudki paigas. Keerame eelmagnetimisvoolu
vooluga asja paika. Nii, näete, nüüd on 1000, nüüd läks natuke üle, see on reguleerimine 10 kilohertsi, nüüd hakkame juurde panema. Nii, 12 kilohertsi on umbes 0. Nii, 14 kilohertsi. Nii. Oss näitab, et signaal tuleb läbi tõesti. 16 kilohertsi. Tavaliselt kassettmakid annavad juba 10 juures. Ambad 16. Enam ma seda signaali ei kuule. Näete, signaal on olemas. 20. Näe, vaata. Signaal on olemas 20 kilohertsi. Päris ilus, jah. Selle sageduse juures ikka väga ilus. 20 kilohertsi. Näe, keerame veel. 20, 23, 24, siis juba kukub. Aga signaal on olemas, vaata ossi peale. Põhimõtteliselt on veel heli kuuld, signaal tuleb läbi. Ja. Keerame veel. Kukub. 25 kilohertsi, signaal on olemas. Nii, signaal kaob ära kuskil 27 kilohertsi juures. Mis on päris ulme juba. See on ulme, see on kassettmaki kohta ulme. Reaalselt tavalise ahju keskmisel kassettmakil tuleb läbi kui 10-12 kilohertsi. Ja. Et see teeb isegi osadele lintmakkidele ära. Enamikele lintmakkidele. Oma kvaliteedis. Nii. Lähme nüüd tagasi. Lähme 10 kilohertsi. Kiloherts. 100 hertsi. Nii. No 100 hertsi. 10 hertsi. Vaata, 10 hertsi tuleb ka läbi. Madalam ots ka, jah. Madalam ots 10. Täitsa huvitav. Madalam ots läheb paika. No päris alalist signaali ikka julge läbi lasta. Madalam ots läheb paika 14 hertsi juures kuskil. Siin on väike muhk. Madal ots läheb paika, no see on kõikumine mingi pluss-miinus, mingi 3 detsibelli. Madal ots läheb paika kuskil 12, 13, nii, ja siis 25-30 juures läheb ta normaalseks. No siit ta peabki hakkama, eks ole. Aga madal ots, ta tuleb läbi, siin on millegi pärast väike muhk. Aga vaatame ka siin mingit, kurat ma lülitit sees ei ole. Nii, selge. Filter oli peal või? Selge, jah, filter oli peal. Olbi oli sees. Nii. Aga no ega see madalat otsa mõjuta, see oleks kõrgemat otsa mõjuta.